Kristlin on see hea inimene, kui sa vaatad neid Kristlini riilse, sa kallistab puud ja paneb hullu, vaata. Kallis Kristina, olen viimasel ajal märganud meediast väga suurt tsirkust, võiks öelda siis Brigitte ja Seve vahel, et mis sa sellest kõigest arvad? See on crazy. See on väga crazy ja ma nägin ka, ja nagu ma räägin, et inimene, kes on olnud rase, siis mina inimesena, kes on olnud rase ja kõik see on ju, et nagu ühest otsast mul on muidugi kahju, et rasedana sa pead nagu sellist asja läbi elama, et su lapse isa nagu sind tegelikult alandab nii avalikult, on ju. Räigelt. No väga räigelt aga teisest otsast, siis mul ongi nagu, et mul on kahju, aga siis mul tuleb meelde, mis ta ise kõik on teinud, kuidas ta umbes irvitas Elisa Kolgile näkku, et sööte hommikust selle laua taga, kus su mees mu tutti sõi. Ta on varem suhtes meestega olnud koos. Et on teinud teistele naistele sama. Ka meedias, kui nad tülitsesid, Seve oli ju see, kes ise ütles, et Brigitte toppis mulle sõrmust sõrme ja ma ütlesin, et ma ei taha. Ja tema ütles seda. Nii et on täpselt sama asja tegelikult teinud Brigittele enne ka. Et Brigitte ei saa praegu olla šokeeritud. No tähendab, ta saab, sest isegi mina olen šokeeritud nüüd iga päev, kui ma uudised lahti teen. Just täna oli see, et Seve oli ka see pole minu lapski ja siis Brigitte on mingi aga lähme teeme testi, ta ei tahtnud. Ja lemmiks sellest oli ka koostöö, et mulle pakuti koostööga, et tasuta DNA. Ei no, you have to get your money, aga lihtsalt see on nii naljakas, et ilmselgelt nad on nagu blokeeritud, siis on ju, et nad, see ongi nende mingi kommunikatsiooni läbi Instagrami. Et nagu mul on kahju, et see oli vastik minuga olid, sest et ma tunnen, et sul oleks minusugust sõpranda nagu kõrval vaja praegu, sest ma oleks kohe mingi, et ma oleks hea inimene olla kõrval, kuigi ta arvab, et Kristlin on see hea inimene, kui sa vaatad neid Kristlini riilse, sa kallistab puud ja paneb hullu, vaata. See näeb välja, et tal on rohud nagu pikalt võtnud. Ei, nagu ta mingi, tule ole nagu mina. No fucking thank you, Kristlin. No fucking thank you.